Venemaa rajas aastaid sõjalist infrastruktuuri, kuid Ukraina hävitas selle 3 järjestikuse löögiga, kasutades USA, Suurbritannia ja enda kaugmaa relvastust. Toimus suur rünnakute seeria. Rekordarv Vene relvi hävitati ja Putin ei saa neid tagasi. Ukraina arvates juhtuks see tihedamini, kui liitlased natukenegi aitaksid. Kõigepealt räägime rünnakutest, seejärel selgitame, mis Kiievi arvates võiks aidata neil tulevikus veelgi rohkem rekordeid purustada. 9. märtsil avaldas Kiev Post raporti Ukraina 3 järjestikusest löögist Venemaale. 6. kuni 8. märtsil 3 järjestikust lööki Venemaa okupeeritud Ukraina aladel hävitasid täielikult Venemaa kaugmaa droonide strateegia, tabades Putini jaoks olulisi Shahed-tüüpi ründedroonide kasutuskohti. See oli olukord, kus Ukraina otsustas lasta vibukütti, mitte nooli, ehk siis hävitada droonid nende allikas, mitte püüda neid kinni pärast seda, kui Venemaa oli neid juba välja saatnud. Ja kõige parem selle kõige juures on see, et Ukraina kasutas nende löökide sooritamiseks ühte oma uutest relvadest koos ühe kõige võimsama relvaga, mille USA ja Ühendkuningriik on neile andnud. Kõigepealt läheme Ukraina Donetski piirkonda, mis on Putini sihtmärk olnud sissetungi algusest, kuna seal on miljardite, kui mitte triljonite dollarite väärtuses maavarasid. Okupatsiooni all olev Donetsk sai 7. märtsile eelnenud ööl tugeva löökide laine osaliseks. Hoonete sisemused paiskusid õhku, puhkesid teisesed plahvatused ja tulekahjud, mis hävitasid tööstushooneid Donetski lennujaama lähistel. Ukraina esimese rünnakulaine sihtmärgid olid paigad, kust Venemaa on alates aastast 2024 saatnud Shahed-droone Ukrainasse. Ka Kiev Independent teatas rünnakutest. See ütleb, et Ukraina kasutas oma sihtmärkide hävitamiseks surmavat kombinatsiooni Ameerikas toodetud Atacams-rakettidest ning Storm Shadow või Scalp-rakettidest, mis pärinevad Suurbritanniast ja Prantsusmaalt. Atacams ja Scalp-raketid tabasid täna Donetski lennujaama lähedal kohta, kus vaenlane hoiustas, valmistas ette ja lennutas Shahed-droone. Ukraina relvajõudude peastaap teatas Telegrammis, et löögi andsid maavägede raketi- ja suurtükiväeüksused koos õhuväelennukitega. Postitussega kaasas olnud luuredrooni video salvestas lääne relvade tabamused. Tulistatakse. Raketid tabavad. Ja kõik, mis sihtmärkidest alles on rusud maas, kui must suits tõuseb taevasse. Hiljem on ilmunud fotosid Donetski lennujaama hävitatud hoonetest ja päevavalges tõusvast suitsust. Kõik see näitab, et Venemaal polnud vastus sellele, mida Ukraina vallandas. Nende õhutõrje suudeti hõlpsasti läbistada, võimaldades Ukrainal hävitada stardiplatsi, mida Venemaa on kasutanud omaenda droonirünnakute korraldamiseks Ukraina territooriumi vastu. Ärge alahinnake, kui olulised on sellised löögid Ukraina võimele end Venemaa vastu kaitsta. United24 meedia 2. märtsi teatel kasutas Venemaa veebruaris Ukraina vastu 5059 kaugmaa drooni, mis on 13% rohkem kui jaanuaris. Business Insider teatas 10. märtsil, et Zelenski sõnul on Ukraina pidanud hakkama saama üle 57 000 Shahedi-tüüpi drooniga, mille Venemaa on Putini sissetungi algusest alates linnade, taristu ja vägede pihta välja lasknud. See tähendab üle 1187 drooni kuus, kuid Venemaa droonirünnakud on 2025 aasta keskpaigast oluliselt sagenenud. Nende numbrite põhjal on selge, milline oli Ukraina plaan Donetski esimesel rünnakul. Stardiplatsi hävitamine piirab Venemaa võimet Shahidi droone kasutada. Storm Shadow ja Atacamsi rakettide kasutamine näitab, et löök oli nii tugev, et Venemaa ei paranda lähiajal oma platse. See ei kõrvalda Shahidi droone Venemaa jaoks. Aga see tähendab, et Putini väed on kaotanud stardiplatsi, mis oli sihtmärkidele, mida Venemaa tahab tabada, lähemal kui peaaegu ükski teine nende käes olev plats. Tulevikus peavad Shahidi droonid lendama kaugemale, mis suurendab tõenäosust, et need hävitatakse enne kahju tekitamist. Kas Venemaa tunnistas Donetski rünnakut? Ma arvan, et me kõik oleme näinud piisavalt palju Venemaa propagandavõtteid, et sellele küsimusele vastust teada. Venemaa kaitseministeerium vaikis sellest, et kõik nende Shahidi stardiplatvormid Donetskis põlesid, kuigi tõendid näitasid Ukraina tegevust. Mida ministeerium küll mainis, olid 132 Ukraina drooni, mille kohta nad väidavad, et Vene õhutõrje tulistas need alla mitmes Venemaa piirkonnas samal ööl, kui toimus rünnak Donetskile. Samara, Volgograd ja Saratov asuvad Donetskist liiga kaugel, et Venemaa saaks kasutada tavapärast droonirussude ettekäänet. Mitte, et see oleks töötanud. Storm Shadow ja ATACMS raketid jätavad palju suuremaid kraatreid kui Ukraina droonid.
Me arvame, et kui tavapärast ettekäänet kasutada ei saa, siis Venemaa eelistab lihtsalt teeselda, et mitte midagi pole juhtunud. Putin on nagu Jaana lind, kes peidab pea liiva alla, samal ajal kui sabasuled põlevad ja Ukraina polnud temaga Donetskis veel ühel pool. Ukrainal oli varuks veel 2 lööki. Kolmas löök tabas okupeeritud territooriumi nii tugevalt, et see paneb Putini kibedasti nutma. Jätka vaatamist, saad teada miks. Mis puudutab teist neist 3 Ukraina löögist, siis võisid juba vihje saada, kuhu Ukraina tabas. Kui me ütlesime, et esimene löök, millest rääkisime, oli esimene rünnakulaine Donetskis. Järgneb teine laine, mis sihib samuti Donetskit. Teine laine, mille Ukraina 8. märtsil vallandas, kasutas uut kodumaist relva, mille Ukraina lõi selliste rünnakute jaoks. Pelican lendas ja tekitas kaose Tokmaši tehases Donetski piirkonnas. Lennujaamast, mille Ukraina oli vaid mõni tund varem lääne rakettidega purustanud, läänes asuv tehas sai tabamuse varahommikul. Samal ajal hävitati hooldus- ja ladustamisrajatised, mida Putini väed kasutasid tõenäoliselt Shahidi stardiplatsi toetamiseks. Kahju oli veelgi suurem. Varased fotod linna kesk- ja põhjaosast näitasid, kuidas tööstuspiirkonnast tõusis sadu meetreid must suits, teatas Kiev Post. Väljaanne märgib, et pealtnägijad kuulsid sündmuskoha lähedal 2 tugevat plahvatust, mis viitab Ukraina kasutatud relva võimsusele. See polnud tavaline kaugmaadroonirünnak, mida Ukraina on Venemaal ja okupeeritud aladel varem teinud. Ukraina kasutas Tokmaši hävitamiseks relva, mis põhjustas rajatises suure tulekahju. Seal hoiti Kiev Posti andmetel Shahidi droone. Ukraina ei olnud teist rünnakute vooru veel lõpetanud. 8. märtsil järgnes Tokmašile teine eriti tugev rünnak, mis põhjustas lisaks esmastele plahvatustele ka teiseseid plahvatusi. Kiev Post kirjutab, et video näitab 3 korrusega tööstushoonet, mille keskosa hävis rünnakust täielikult. Varisev fassaad, rusukuhil ja hoonelt langenud praht viitasid võimsale plahvatusele, mille põhjuseks polnud droon. Selle põhjustas Pelican. Kohe räägime, miks see tähtis on. Pelicani raketid muudavad olukorda ja seepärast teeme The Military Show'd, et anda teile kogu pilt, mitte ainult pealkirjad. Pelli, kui leiad meie videotest väärtust ja püsi sündmustega kursis. Niisiis, Pelican, miks see oluline on? Sellele saab kiiresti vastata. Pelican on ballistiline rakett nagu Atacams. See on Ukraina enda loodud ballistiline rakett, millele ei kehti lääne raketirelvastuse rünnakute piirangud. Ukraina peab enne Storm Shadow või Atacamsi kasutamist loa saama. Pelicaniga see nii ei ole. Kui sihtmärk on sihikule võetud, saab Ukraina sellele kiiresti ja jõuliselt pihta anda, ammu enne, kui Venemaal on aimugi, mis teda ees ootab. Seda märkasime Tokmaši rajatises 8. märtsil. Supernova Plus Telegrami kanali järgi, millele viitab Kiev Post, tulistas Ukraina FP9 Pelican raketid Donetski suunas rünnakus Venemaa Shahedi infrastruktuuri vastu. Selle raketi tohutu tulejõud sellistes rünnakutes on Ukraina jaoks väga oluline. Üks ainus Pelican võib olla varustatud kuni 850 kilogrammi ehk veidi üle 1870 naela lõhkeainega, mis tähendab, et see tabab märkimisväärselt tugevamalt kui tavalised kaugmaadroonid, mis suudavad sihtmärgile toimetada vaid 10% sellest tulejõust. Pelicanist teatakse vähe, kuid United24 meedia teatas 9. märtsil pärast Ukraina rünnakut, et selle uue ballistilise raketi ulatus on umbes 800 kilomeetrit või 497 miili. Selle raketi ulatus on suurem kui Storm Shadow ja Atacams rakettidel, mida Ukraina kasutas esimeses rünnakus, viidates, et see on arendatud löökideks ka Venemaa territooriumil. Pelican on kiire ballistiline rakett, mida Venemaa õhutõrjel on raske tabada. See võibki olla põhjus, miks Venemaa ei reageerinud Ukraina ballistiliste rakettide rünnakutele. Aga sama hästi võib selle põhjuseks olla ka see, et Venemaal on Donetskis järele jäänud vaid piiratud õhutõrjevõimekus. Ukraina väidab, et on hävitanud alates Putini sissetungi algusest peaaegu 1330 Vene õhutõrjesüsteemi ning selle hävitustöö mastaap hakkab end ära tasuma, sest selliseid rünnakuid, nagu Ukraina just Tokmašis korraldas, on nüüd lihtsam läbi viia. Aga see pole praegu kõige olulisem. Peamine uudis teisest Donetski rünnakust on, et Ukrainal on nüüd ballistilised raketid. Ja kui raketitootjad Firepointi uskuda, on tegemist ballistilise raketiga, mis suudab tabada isegi Moskvat. Muide, Ukraina tabas teisel rünnakul rohkem sihtmärke kui Tokmaš. Ukraina erioperatsioonide jõud teatasid, et nende operaatorid osalesid erioperatsioonis, kus hävitati 3 Pantsir 1 õhutõrjesüsteemi, mis kaitsesid Ukraina rakettide marsruute. Ära muretse, me jõuame kohe selle 3 löögiga kombinatsiooni viimase, knockout-löögini.
Kas keegi soovib pakkuda, kuidas Venemaa tunnistas Ukraina teist rünnakut oma Shahedi rajatiste vastu vähem kui ööpäeva jooksul? Kui sa vastasid, et ei tunnistanudki, siis tubli. Venemaa kaitseministeerium väitis, et tulistas alla vähemalt 114 Ukraina drooni Donetski, Krimmi, Volgogradi, Kaluga ja Krasnodari kohal. Venemaa väidab, et hävitas rünnakute ajal nähtud Ukraina lennukeid, kuid sõltumatut kinnitust pole. Venemaa tõenäoliselt ei tabanud lennukeid. Venemaa oli liiga hõivatud Shahedide jäänuste kõrvaldamisega, et midagi muud teha. See viib meid Ukraina rünnakute 3. osani. Oleme maininud, et Ukraina sihtis okupeeritud Krimmi Novozerna küla samal ajal, kui hävitas Shahedi rajatisi Donetskis. Seekord tabas Ukraina mereväebaasi Novozerna küla lähedal, kus hävitati relvastatud patrullpaat. See on järjekordne hoop vaevlevale Musta mere laevastikule, mis pole suutnud kontrollida merd, mille järgi laevastik oma nime on saanud. Olulisem on, et Ukraina ründas ka Kirovskoje lennuvälja, kust Venemaa saatis Orion-tüüpi ründedroone Ukraina vastu. Kokkuvõttes hävitas Ukraina oma rünnakus Krimmis 4 nende võimsate droonide juhtimispunkti ning tabas ka stardipaika ennast, teatab Kiev Post. Nagu Donetskis, ründas Ukraina Krimmis 2 korral. 6. märtsil teatas Kiev Independent, et Ukraina kaugmaa droonid ründasid taas, tabades Jevpatoria lennukite remonditehase tootmistsehe. Zankois Krimmi põhjaosas tabati ka 2 Pantsir 2 õhutõrjesüsteemi. Siin tekib muster, sama juhtus Donetskis. Ukraina hävitab õhutõrjesüsteeme rünnatavate piirkondade lähedal. Kui süsteemid kõrvaldatakse ja Ukraina turvalised õhukoridorid luuakse, lendavad raketid ja võimsad droonid. Tundub, et see lähenemine võimaldas Ukraina viimaste päevade 3 rünnakut. Ukraina läheb Venemaale maksma miljoneid dollareid õhutõrjesüsteemides ja jätkab rünnakutega, mis halvavad Venemaa kaugmaa strateegiat. Shahedi ja Orioni droonid kukutati alla, kuna nende stardikohad on hävitatud. See tähendab vähem survet Ukraina kaitsjatele ja vähem surve korral saavad need kaitsjad keskenduda olulisele ülesandele, tegeleda Venemaa sõduritega maapinnal. Ainuüksi see oleks piisav põhjus, miks Ukraina need 3 lööki korraldas. Kõik, mida riik saab teha, et vähendada Putini barbaarsete jõudude poolt põhjustatud kaugmaa drooniohtu, on Ukrainale kasulik. Fakt, et vähemalt 1 löökidest tehti Ukrainas ehitatud ballistilise raketiga, näitab, et riik valmistub iseseisvaks kaugmaa strateegiaks, mis võimaldab Ukrainal Venemaad tabada tugevamalt kui kunagi varem. Aga Ukraina hiljutise kübaratriki juures on veel midagi huvitavat. See on seotud lääne rakettidega, mida Ukraina kasutas, selgitab Kiev Post. Teatati, et Atakamsi ja Storm Shadowga tehtud löögid olid esimene kord, kui Ukraina relvajõud kasutasid Briti Storm Shadowsid ja USA Atacamsi keerulises rünnakus. Ukraina on neid relvi kasutanud sihtmärkide vastu eraldi, mitte koos. Seekord kasutas Ukraina läänerakette ja kaugmaadroone keerulises rünnakus, matkides Venemaa kombineeritud Shahedi ja raketirünnakuid. Võib-olla räägib Venemaa kaitseministeerium 100 droonide allatulistamisest, samal ajal kui Ukraina raketid tabasid sihtmärke. Need droonid võidi saata just selleks, et segadusse ajada Venemaa alles jäänud õhutõrjet, sundides tähelepanu koonduma mujale kui võimsate rakettide trajektoorile, mis liikusid okupeeritud Donetski ja Krimmi võtmekohtade suunas. Aga see on vaid spekulatsioon. Aga Vladimir Putin ja tema käsilased hakkavad küsima, kuidas see kõik juhtus ja miks Venemaa ei suutnud ühtegi Ukraina raketti peatada. Mis puudutab Ukraina tulevikku, siis te võite mäletada, et me ütlesime teile, et selgitame, mida Ukraina arvab, et tal on vaja, et tulevikus oma kaugmaa löökidega veelgi rohkem rekordeid purustada. Ukraina on seda korduvalt väljendanud. Rohkem lääne rakette võimaldab hävitada rohkem Venemaa sõjalisi sõlmpunkte. Ukraina tegevus 6. kuni 8. märtsil on vaid väike näide valust, mida ta võiks Putinile ja tema sõjaväele tekitada ilma piiranguteta. Rohkem rakette koos piirangute kaotamisega, mis puudutavad Ukraina poolt läänerelvadega sooritatavaid lööke, oleks kõik, mida Ukraina vajab, et muuta raketid nagu Storm Shadow ja Atacams lihtsalt kahjutekitajatest tõelisteks mängumuutjateks. Kahjuks lääs ikka veel kõhkleb Ukraina suhtes. Hoolimata palvetest, mis on esitatud sellistele riikidele nagu USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja isegi Saksamaa, riikidele, kes on andnud Ukrainale rakette, mida kasutati vähemalt ühes meie käsitletud rünnakus, on nad ettevaatlikud veelgi kaugemale minemisel. Nad ei taha Venemaaga pingeid suurendada. Seetõttu ei anna nad oma rakette piisavalt, et tekitada palju suuremat kahju, kui me juba näinud oleme. See on Ukrainale mõru pill, mida alla neelata.
Ukraina jätkab surve avaldamist ja arendab Pelikaani ja muid kaugmaarelvi, kompenseerides lääne toetust, mida mõned peavad ebapiisavaks. Laiendamine on Ukraina mõtetes, kirjutab David Kiritšenko 10. märtsi Forbesi artiklis. Ukraina laiendab kaugmaarakettide kampaaniat, liikudes sügavamale aastasse 2026. Kiritšenko toob välja, et oleme juba näinud, kuidas Ukraina on sel aastal tabanud sihtmärke kuni 1300 kilomeetri ehk peaaegu 807 miili kaugusel Venemaal. Ta ütleb, et Ukraina ründab nüüd Venemaad sügavamalt tema territooriumil võimsamate relvadega kui varem kasutatud kaugmaadroonid. Kodumaine raketitööstus, kuhu on investeeritud miljoneid dollareid, toob tulemusi relvadega nagu Pelican, mis tekitas Venemaale hävingut. Palju on ees. Kas see hõlmab ka rohkem lääne rakette, nagu Ukraina loodab või mitte, Putinile on nüüd teada antud. Kõik, mis Venemaal on 1000 miili raadiuses Ukrainast, on muutunud sihtmärgiks. Seekord olid sihtmärgiks Shahidi rajatised Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel. Järgmisel korral võivad Ukraina ballistilised raketid ja droonraketi hübriidid sihtida suuremat saaki Venemaal. Ukraina hävitab nüüd regulaarselt Putini sõjamasina osi, mida president Putin ei suuda asendada. Kuu enne viimaseid rünnakuid korraldas Ukraina Venemaal tugevaid lööke, hävitades olulist energia- ja naftataristut ning muud. Vaata videot, et rünnakute kohta rohkem teada saada. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida kanalit The Military Show, et saada rohkem infot selle kohta, kuidas Ukraina oma kaugmaa strateegiaga Putini sõjaplaane rikub. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!